Tervitan teid Elva linnaraamatukogust. Täna on vestluspartneriteks Mariann ja Kaspar Rammo, kes esindavad ettevõtet Ignis Vatuus. Ignis Vatuus on ettevõte, mis tegutseb täitsa siin Elvas koha peal. Ja küsingi kõigepealt, et mida see nimi tähendab, Ignis Vatuus? Ignis Vatuus tähendab ladina keeles virvatulukest. Ja kui me mõtlesime, millist nime kasutada siis oma ettevõttel, kui me alustasime 14. aastal, siis nime valik on alati raske, aga virvatulukesest on selliseid toredaid müüte, nagu et see juhib varanduseni. Mõnel pool küll on see müüt ka niimoodi, et ta juhib ohuni. Aga meie võtsime ikka selle müüdi, et ta varanduseni juhib ja teadmised paraku on varandused, siis me mõtlesime, et see sobiks nagu sellisele ettevõttele nagu meil. Millega te tegelete, mis valdkondadega? Eelkõige praegu on meie valdkondadeks ajalooalane uurimistöö, mis siis hõlmab nii suguvõsa uurimisest ja vanadest tekstidest info otsimisest kuni uurimistööde kirjutamiseni. Aga meil on nii palju vedanud, et inimesed on neid ka üles leidnud, et nüüd on lisandunud ka loengud Tartu Rahvaülikoolis. Mina pean seal loenguid suguvõsa uurimisest algajatele. Ühel aastal proovisime ka sellist vanema keele kootikirja kursust, väljalugemiskursust, aga kuna see on rohkem spetsiifiline, siis sellele ei olnud tahtjad. Aga suguvõsa uurimisest ja Kasparil on sel aastal kursus raamatute küljendamisest. Et meil on tegevused valdkonnad nagu laienenud tasapisi, millele on väga rõõmsad. Et siin on hulgaliselt raamatuid, et te annate, tegeletegi siis raamatute väljaandmisega, erinevate arhiivi uuringutega. Räägite ehk nendest raamatutest, mis te olete siis välja andnud? Millest me alustame? Kõigepealt tahaks tutvustada sellist toredat raamatut nagu Tartu linn kaartidel 18. teisest poolest kuni 19. sajandi esimese veerandini. Väga paks ja tundub, et põhjalik ja kindlasti ka väga eriline. See oli tõepoolest, mõnes mõttes on see minu jaoks eriline raamat, kuna ma alustasin seda Tartu Ülikoolis doktoriõppes, sellest pidi saama minu doktoritöö, aga kahjuks ma ei jõudnud lõpetada. Ja sellesse raamatusse on siis koondatud Tartu linna kaardid erinevatest arhiividest. Ja minu eesmärk oli mitte ainult näidata kaarti, vaid välja tuua ka selgelt kaardikirjeldus, see tekst, mis kaardi peal on. Ja siin ma olen lisanud vahele siis litograafiaid, pilte, mis annaksid siis kaardikataloogi kasutajale parem pildi sellest perioodist ja nendest inimestest, kes siis neid kaarte koostasid. Et üks nendest oli näiteks Johann Wilhelm Krause, kes on Tartu Ülikooli arhitekt. Ja tema polnud maamõõtja haridust ametlikult saanud. Temal oli selline huvitav väljaõpe, ta oli osalenud Ameerika iseseisvussõjas luurajana. Ta läks nagu oma sõnul sinna lihtsalt noore mehena, jäi ülemustele silma, suunati siis nagu kaarte koostama. Tal oli võimalus õppida koos, see on see härra,
siin on üks pilt temast. Ja tema tehtud kaardid siis on selles mõttes äärmiselt iseloomulikud, kuna temal ei ole sellised tüüpilised õppinud maamõõtja tehtud kaardid, vaid kui te vaatate siia tagapoole, siis tema kaardid on rohkem nagu sketšilised. Aga miks see nii on, siin ei ole tema kaardi, siin on mõne tema kaardi, et miks see niimoodi on, sellepärast, et sõjaväe kartograaf, tal on väga täpselt muidugi koostööd, aga need on sellised sõjaväe kartograafi kaardid, pidid olema hästi mõistetavad kiiresti ka neile inimestele, kes ei ole suuremat maamõõtja õppekursust läbinud. Ja sellepärast tema kaardid on mõnevõrra erinevad nende maamõõtjate töödest, kes siis nagu olid õppinud seda eriala. Tema oli saanud praktilise väljaõppe. Nii et ühesõnaga väga põhjalikud ajaloolised uurimused on teil avaldatud. Seda raamatut, et see on nüüd siuke kahekeelne eesti keeles, saksa keeles ja see on puhas siuke tellimustöö, kus kiirelt tehtud, et meile tuli sisu ja 2 nädalaga kokku pandud ja enamus on läinud autorile nagu Saksamaale. Volker Sieglerile, kes on siis raamat räägib Junghansi kelladisainerist Anton Sieglerist. Ja siin keskel on siis Tartu kollektsionääri doktor Rait Lepotkini kellade kogust siis selle disaineri kellafotod. Telliti siukse mälestusraamatuna, et meil natuke teda on, meie käest saab, raamatukogudesse oleme ka müünud, aga nii avalikus müügis seda ei ole. Nii et kui kellelgi seisab midagi sahtlis, et siis põhimõtteliselt võib pöörduda teie poole, et tähendab teie juurest saaks siis raamatu välja anda ja saaks küsida ka nõu ja võib-olla kui nüüd keegi tõlkijat otsib, et ehk siis tasub ka teie poole pöörduda või kuidas? Et kui näiteks keegi soovib tõlkida mingist inglise keelest või vene keelest raamatut? Praegu jah, olemegi jõudnud olukorda, kus tööd on õnneks nii palju, et ma arvan, et ma edaspidi proovin keskenduda rohkem ajalooalasele tööle ja nüüd me olemegi jõudnud olukorda, kus me oleme pidanud hakkama otsima koostööpartnereid nii tõlkimise alal kui siis ütleme muudel aladel ütleme. Meie poole on mõtet pöörduda sellise spetsiifilisema tõlkega. Üle-eelmine sajand ja vanemad käsikirjalised tekstid ja selline materjal. Et me oleme küll välja andnud ka tõlkeraamatuid, üks on Elu on väeteenistus maa peal, mille ma tõlkisin inglise keele baasil.
aga praegu on tööd ajalooalal ja vanemate dokumentidega tekkinud juba nii palju, et ma praegu olen keskendunud nii-öelda oma erialasele rohkem tööle, mida ma õppisin ülikoolis, Tartu Ülikoolis. Ja meil on küll plaan avaldada veel, ütleme, tõlkeraamatuid, aga me praegu oleme nii-öelda koostööpartnerite otsingul juba, sest tööd on piisavalt ja üksi enam kõik ära teha ei jõua. Nii et mis on positiivne. Kui keegi vaatajatest leiab, et ta tahaks selliseid tõlkealaseid väljakutseid, et siis ma saan aru, et võib teie poole pöörduda. See oleks äärmiselt tore. Kena. Aga kui keegi tahab raamatut välja anda, kus tal on materjal sisu olemas, siis sellega saab aidata. Sellepärast, et Kaspar on äärmiselt tubli olnud küljendamisega ja kujundamisega. Siin me võime vaadata ka ühte raamatut, siis, mis on maha jäetud hinge Sikametsa kalmistust, mis on, ma saan aru, mitte kasutatav kalmistu praegu. Et see on küll tehtud meie poja Rainer Rammo loovtööna, aga siis Kasparga koos nad käisid, pildistasid ja siis koostasid sellise raamatu, et Kaspar on koostaja ja küljendajana üsna saab ka tellida selliseid töid. Reklaamtöid, fotoalbumeid. Või näiteks fotoraamatuid. Kui tahaks enda fotodest sellist raamatut saab tellida. Seda saab kindlasti tellida. Väga hea teada. Mida me oleme veel välja andnud? No siin on veel uurimisi. Siin on ühe härra Jaan Kompuse, kes oli muuseas siin tegev ka siin Elvas. Ta oli vahepeal ka Elva toonase algkooli usuõpetaja ja siin kirikuõpetaja. Et siin on üks autobiograafia. Tema oli üks Elva siis Alevi asutajatest. Ka, et see on juhuslikult tema leid raamatukust arhiivist. Leidsime sellise huvitava käsikirjas autobiograafia ja mõtlesime, et see võiks olla ka huvitav teema teistelegi, sest see härra oli tegev ka mujal peale Elva, aga viimased aastad oli ta Elvas. Ja kui nüüd rääkida Elva algkoolist, siis jõuame terve sarjani. Et siin on Elva algkool 1913–1940, see on dokumendi kogumik. Elva gümnaasiumi arhiivist me leidsime koolijuhataja Johannes Langi isikliku päeviku. Ja alguses oli plaan välja anda ainult üks osa. Aga siis tulid Elva gümnaasiumi arhiivist välja ka protokolliraamatud, pedagoogikanõukogu omad. Tegelikult ei tulnud Elva
gümnaasiumi arhiivist, vaid sellega on siuke lugu, et see leiti kuskilt Lätist. Ja pakuti siinsetele kollektsionääridele müügiks. Ja lõpuks ta jõudis gümnaasiumisse ja nüüd on ta avaldatud. Ning kõige viimase osana siis me alguses üldse ei mõelnud seda nii, aga kuna materjali kogunes nii palju, siis saime me teha ka 3. osa, eriti sellise mahuka raamatu õpetajate elulugudest, kus me siis tõesti vaatasime materjali ka väljaspool Eestit, ütleme Austraaliani välja, ja saime koostada sellise Elva kooli õpetajate elulugude raamat, mis on minu arvates nende raamatute üle me oleme ise väga uhked ja samuti ma kuulsin, et Tallinna Raamatutrükikoda kasutab seda ühte raamatut nagu raamatu näidisena, nii et tundub, et see on tõesti hästi välja saanud. Et siin on Elva algkool oli selles mõttes huvitav kool, et siit käis läbi väga palju hilisemaid kuulsusi. Ja siin on õpetajate nimekiri. Just õpetajatena ma mõtlen. Eduard Oja, Meeme Mälgi on siin lehel. Siis läheb siit läheb edasi. Ja siin on, kes siin tuntuvad veel on Ernst Idla. Ernst Idla, jah, aga tema töötas muidugi üsna lühikest aega, aga mis õpetajate puhul jäi silma on see, et nad olid väga mitmekesise haridusega. Nad olid võimelised andma mitmeid erinevaid aineid. Ja ütleme niimoodi, et nii Jaan Kampuse raamat, Elva kooliraamat, need läksid kuidagi nii kokku teemalt omadega, et need annavad päris huvitava ülevaate. Siin on Elva vaade siis, mis on Aerofoto 24. aasta. Väga kenad raamatud, väga kauni kujundusega. See hakkab kohe silma. Et ma küsiks nüüd teilt veel seda, et te olete, või tähendab Ignis Fatuus on olnud Tartu Hoiu-laenu ühistu liige alates 2015. aastast. Mida on liikmeks olemine teile andnud? Liitusime põhimõtteliselt veksliringluse pärast. Ja loomulikult see on andnud ka kindlust, et me saame nagu, ütleme, olla ühistu liige, mis siis hõlmab väga palju erinevaid partnereid, et oleme kasutanud ka partnerit, näiteks toidu osas oleme kasutanud. Et olete Eesti vekslites maksnud? Eesti vekslites maksnud. Ja meile on makstud. Ja meile on makstud, et selles mõttes see on nagu olnud väga positiivne kogemus meie jaoks. Me loodame jätkata ja võib-olla äkki partnerite hulgast leida ka
koostööpartnerid võib-olla nüüd on juba me oleme jõudnud juba nii kaugele. Jah, ja ma olen teid kohanud ka mitmel ühistukonverentsil, kus te olete samamoodi oma väljaandeid müünud. Just, ja siis me oleme käinud raamatulaatudel, näiteks Primo Vistal müünud, ka seal oleme saanud vekslite kui ka tavalise rahaga müüa. Ja ma arvan, et me loodame, et edukas koostöö jätkub selles osas. Kena. Aitäh teile, Kaspar ja Mariann! Ja kõike head! Kõike head!